Nii et Hollywoodis toodetakse praegu filmi Aafrika kuningannadest ja nad on valinud kuninganna rolli imelise, kauni, blondi ja valge Blake Lively. Ja maailm on täielikus pahameeles, sest kuidas nad julgevad seda teha? Kuidas nad julgevad varastada ajalugu, kultuuri, sellise asja ebatäpsust? Ja loomulikult see, mida ma praegu ütlen, ei vasta tõele, sest pole olemas sellist universumit, kus Aafrika kuninganna rolli valitaks valge Hollywoodi näitlejanna. Kuid kui nad valivad ajalooliselt valge naise Trooja Helena rolli jaoks mustanahalise näitlejanna, siis internet lihtsalt võtab seda rahulikult. Ja sõbrad, mul ei ole probleemi sellega, et nad valivad mustanahalise inimese, sest ma olen rassist. Mul on sellega probleem, sest see on täiesti ajalooliselt ebatäpne. Ja kui olukord oleks vastupidine, siis me kõik teame, et nad karjuksid tänavatel, kui mandunud meie ühiskond on muutunud. Ja ometi siin, kuna inimesed on lihtsalt frustreeritud sellest, et ajaloos toimunud sõna otseses mõttes kustutatakse see, milline meie ühiskond kunagi välja nägi, millegi dokumenteerimine, mis on lihtsalt täiesti vale, neid nimetatakse rassistideks. Tere tulemast tänapäeva. See muutub tüütuks. Niisiis, nende jaoks, kes ei tea, millest ma räägin, Lupita Nyong'o, Odüsseia, mis on peagi linastub Christopher Nolani film ja millest oodatakse, teadagi, suurt filmi. Sest kõik on väga elevil ja on tehtud ka mõningaid vastuolulisi rollivalikuid, kui nii võib öelda. Me vaatasime üle selle, et nad valisid sõdalase rolli prantsoolise mehe, Elliot Page'i, kes oli varem tuntud kui Ellen Page. Hoolimata sellest, et ta on vaid 1,55 meetrit pikk. Sõdalane, eks ole, Achilleus, keda varem mängis Brad Pitt. Me oleme seda lõputult arutanud, inimesed on selle üle lihtsalt marus. Mida te teete, kutid? Mida te teete? Miks te võtate selgelt naiselikuma stiiliga mehe ja kujutate teda kui seda, mida me kõik peame mehelikkuse etaloniks? Aga Lupita saab nüüd samuti palju vastuolulist tähelepanu. kes mängib Odüsseias 2 rolli, kinnitab internetis levinud spekulatsioone Nyong'o. Confirming online speculation, mängib Trooja Helenat, maailma kauneimat naist, keda süüdistatakse sõja alustamises. Oscari võitja kehastab ka Helena õde, Clytemnestrat. Osatäitjad kinnitati uues ajakirja Time profiilis filmitegija Christopher Nolani kohta, kus avaldati ka põhjus, miks Oppenheimeri režissöör otsustas mitte valida näitlejaid Olümpose jumalate rollidesse oma müütilise loo ekraniseeringus. Nolan ütleb, et ta kaalus seda ideed, kuid otsustas siis, et jumalatele kohalolu andmine looduse ja tegelaste uskumuste kaudu on targem lahendus. Nolan ütles, mind hakkas rohkem huvitama mõte, et tolle ajastu inimeste jaoks oli jumalate olemasolu tõendeid kõikjal. Imeline asi kino ja eriti IMAX-i juures on see, et sa saad viia publiku täieliku elamuse keskele, panna neid tundma end sündmustele lähedal, nagu tormid, rahutud mered, tugevad tuuled. See on nii südantlõhestav, sest Christopher Nolan on loonud mõned kõige hämmastavamad filmid. Oppenheimer oli lihtsalt sõna otseses mõttes suurepärane. Ja ometi mingil põhjusel on nad otsustanud, et see on parim viis asju ajada. Jällegi, minu arvates on Lupita Nyong'o tõeliselt vapustavalt kaunis. Ja ma tean, et kui sa pead ütlema, et sa ei ole rassist, siis see kõlab nagu sa oleksid rassist, aga tõesti, siiralt. Minu arvates on mõned maailma kõige ilusamad naised mustanahalised. Mul ei ole sellega mingit probleemi. See ei ole küsimus, kas mustanahalised on ilusad. See on küsimus, kas Trooja Helena oli mustanahaline ja ta ei olnud. Ja see on frustreeriv inimestele, kes tunnevad üha enam, et valged inimesed lihtsalt kustutatakse ajaloost. Jällegi, enne kui me räägime sellest, kuidas sa end selle kõige suhtes tunned, sest see võib sind veidi ebamugavaks teha, mõtle lihtsalt, kuidas sa tunneksid, kui mõnda Aafrika kuningannat mängiks Blake Lively või Sydney Sweeney või Angelina Jolie. See teeks sind tõesti väga häirituks. Mitte sellepärast, et sa oleksid valgete suhtes rassistlik, vaid lihtsalt sellepärast, et see tundub kuidagi vale ja me kõik teame, et see on tõsi ja ometi ikkagi. Ja ometi hoolimata kogu sellest vastuolust mingil põhjusel see film ikka veel jätkub. Kalshi, mis on ennustusturg, andmetel ei ole tegelikult plaanis Odüsseid edasi lükata. Muide, sellel videol on sponsorid ja me hindame seda. Kalshi, laadige kindlasti rakendus alla ja kasutage koodi MEIRA-K, et saada 10 soodustust, kui teete 10 tehingut. Kalshi, K-E-A-L-S-H-I, pane oma raha oma ennustuse taha. Ja jälle, pea meeles, need on teemad, millest inimesed tegelikult räägivad.
This is the types of topics that people are actually having. Kui oled valmis sellest rääkima ja sellele isegi raha panema, näitab see, mida inimesed tegelikult tunnevad. Aga Odüsseiat ei lükata edasi. Okei, see tuleb väga hea, ma olen kindel, et sellest tuleb sensatsiooniline film. Sellel saab olema vähemalt üle 85% reiting vähemalt, sellepärast, et Christopher Nolan teeb asju tõesti hästi. Aga see ongi osa selle suuremast probleemist. See on osa sellest, miks see mind isiklikul tasandil frustreerib. Sest nii paljud inimesed vaatavad seda filmi ja noored, kes on suured Christopher Nolani fännid, vaatavad seda ning võib-olla ei vaata kunagi vanemat versiooni ja mõtlevad endamisi, muidugi, Trooja Helena võis olla mustanahaline. See lihtsalt ei ole faktiliselt täpne. Ja mulle tundub see uskumatult frustreeriv, et nad on valmis lihtsalt meie ajalugu kustutama. Lihtsalt kustutama. Elon Musk kommenteerib kuulujutte. See hakkas liiga vara mängima, aga kahjuks peame natuke Whoopi Goldbergi vaatama, sest mitte ainult mina ei ole selle pärast frustreeritud, paljud inimesed on selle pärast vihased. Jällegi, see ei ole seotud sellega, et ta on mustanahaline. Asi on selles, et mustanahaliseks tegemine on lihtsalt nii ebatäpne ja see kustutab kaunid valged naised, kes ei vääri meie ajaloost kustutamist. Vaatame, mida Whoopi Goldberg selle kohta ütleb. Et Christopher Nolan on valinud Oscari võitja Lupita Nyong'o Trooja Helena rolli Kreeka poeedi Homerose eepose Odüsseia suurel ekraanil. Nüüd väidab Musk, et Nolan on kaotanud oma põhimõttekindluse. Ma ei arva nii. Sa tead küll. Okei, ma ei arva, et ta eksib. Ma arvan nii, vaadake, Christopher Nolan on kunstnik, eks ole, kõik. Teeme selle väga selgeks, ta on kunstnik ja ta võib tõlgendada kõike nii, nagu ta ise tahab. Ja jumal tänatud, et ta on seda teinud mitmel moel, sest tema filmid on olnud suurepärased. Ja need on rääkinud lugusid, mida on aastate jooksul olnud tõesti raske jutustada. Aga samal ajal, kui sa tõestad, et oled oma hinge müünud Hollywoodi hullusele, surudes peale uusi asju ja teatud gruppe välja tõrjudes. Ja minnes kaasa selle kogu rassistliku teemaga, kaotad sa oma põhimõttekindluse. Kui inimesed näevad, olgem selles osas täiesti ausadeks, olgem lihtsalt 100% ausad, kui sa näed, et mustanahaline inimene on valitud kuulsa valgenahalise rolli jaoks, kus iganes sa seda kuuled ja esimene asi, mis sul pähe tuleb, on nad on selle moevooluga kaasa läinud, selle liikumisega, mis püüab kõik võrdsena näidata. Seda inimesed lihtsalt arvavadki. Mõned inimesed võivad arvata, et see on hea asi. Lõpuks ometi tuleb muutus. Me muudame mustanahalised valgetega võrdseks, mis on iseenesest naeruväärne, sest kõik inimesed on võrdsed. Aga teised inimesed võivad mõelda, et see on kohutav. See ei ole tegelikult hinnang sellele, kas see on hea või halb. See on üsna lihtsalt hinnang sellele, et sa oled selle uue asja lõksu langenud. Ja see paneb paljusid inimesi arvama, et oled kaotanud oma põhimõttekindluse. Mina näiteks näen seda, ütlen, ta on lihtsalt täiesti järje kaotanud. Kahju küll. Mulle see eriti ei meeldi, sest ma tahaksin näha meie uudistes ja filmides mingit täpsust. Ma tean, et kui ma midagi vaatan, siis mulle ei sööda lihtsalt ebatäpset propagandat. Aga samal ajal ma ei arva, et me saaksime vaielda selle üle, et inimesed näevad seda kui tõele pühendumise kaotamist. Sest Homeros kirjeldas seda väljamõeldud tegelast kui heledanahalist blondi, kes oli nii ilus, et mehed alustasid tema pärast sõda. Olgu, räägime sellest väljamõeldud asjast, sest ma olen rääkinud ajaloolistest ebatäpsustest. Olgu, jah. Trooja Helena ei olnud päris inimene, neile, kes ei tea, ta ei olnud päris inimene. Nii et see on praegu üks asi, mida kasutatakse selle ütlemiseks. See on väljamõeldis. See räägib ajast meie ajaloos, perioodist meie ajaloos, kus kõik teavad täpselt, kes ja mis olid kuningriikides ja millised nad välja nägid. Olgu, olgem selles osas selged. Jah, tõepoolest, Helena ei pruukinud olla päris inimene, aga ilus kuninganna. Ilus kuninganna Kreeka jumalannade ajal ja nii edasi. Me kõik teame seda, me lihtsalt teame, et selline oli tol ajal tegelikkus, see oleks olnud valge tegelane, ilus valge tegelane. Me lihtsalt teame seda. Mind tegelikult ei huvita üldse, kas see inimene oli päriselt olemas või mitte. Asi on selles, et vaadata tagasi ajalukku ja meenutada, mis tol ajal toimus. Jällegi, väga lihtsalt öeldes, kui see oleks väljamõeldud Aafrika kuninganna väljamõeldud Aafrika filmis ja ta oleks valge, siis kõik teaksid, et see ei ole okei. Isegi kui see tegelane poleks päriselt olemas olnud.
ma ei tea, kas sa saad sellest aru. Lupita peetakse samuti üheks maailma kaunimaks naiseks. Jälle, nad tulevad selle teema juurde tagasi. See on nagu, nad arvavad, et mustanahalised inimesed pole ilusad. Seal pole sellega midagi pistmist. See on seotud sellega, et lubada mineviku tõdedel jääda mineviku tõdedeks ega lasta neid tänapäevaste poliitiliste faktidega kõrvale tõrjuda. Sellest see räägibki. nii et ma pole kindel. Mida sa üritad öelda? Sa ei pea tegelikult kinno minema. Jah, mis see on? Ma ei tea, miks sa arvad, et pead sellest rääkima. Ja kui sul on mingeid muresid inimeste välimuse pärast, siis ma soovitaksin sul peeglisse vaadata, kui me juba selle teema juurde läheme. Ja kas see ei ole mitte tore, see on nii silmakirjalik. Ma ei saa aru, miks sa üldse pead midagi ütlema selle kohta. Noh, Ruubi, miks sina pead midagi ütlema? Võib-olla sellepärast, et Elon Muskil on üks maailma suurimaid kultuurikommentaari platvorme ja talle meeldib oma arvamust avaldada erinevate asjade kohta. See ongi tema legitiimsus. Ta ostis X-i täpselt samamoodi, nagu sina oled saatejuht saatest The View, seega sul ongi õigus asjadest rääkida. Miks me siis? Nad teevad seda alati, nad teevad seda kogu aeg. Miks sul üldse on õigus selles vestluses kaasa rääkida? Täpselt samamoodi, nagu sul on õigus selles vestluses kaasa rääkida. Ja miks sa üldse tood välja selle, et Elon Musk vaatab peeglisse? Võib-olla peaksid sa ise peeglisse vaatama, kui arutad, kas must on ilus. Sina ei ole ilus naine. Kõik teavad, et tema ei ole ilus naine. Mis selle mõte üldse on? Muide, ta ei ole ilus naine, sest ta lihtsalt ei ole ilus. Sellel pole midagi pistmist nahavärviga. Võib-olla on asi selles, et ta otsustas pool pead ära ajada. Ära hakka mind narrima, kallis. Ma tean väga hästi, kuidas ma välja näen. Tead, mul on nii palju asju, mida tahaksin sulle öelda, mis on ebaviisakad ja kohutavad, aga ma ei tee seda. Aga tea, et ma mõtlen neid. Elon Musk. Ma ei tee seda, sest ma olen parem inimene kui sina. Aga tal on autism. Ole tema vastu kena, Vuupi. Kas sind ei huvita inimesed, kellel on autism ja kellel on raskusi? Ei, mitte siis, kui nad on valged mehed. Igatahes. See ongi lugu. Need on minu mõtted selle kohta. See korduvate naeruväärsete eelduste kordamine meie ühiskonna kohta muutub juba veidi igavaks. Aga mida me saame selle vastu teha? Igatahes, aitäh, et siin oled. Ja loomulikult, aitäh, kui pöörad sellele küsimusele tähelepanu.